Tallinnasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. linnu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks varasem Kadrina vallavolikogu esimees ning tänane vallavalitsuse liige Jaanus Reisner. Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tervist kõrele! Te olete sündinud 1970. aastal. Rääkige oma vanematest. Milline oli keskkond, kus te üles kasvasite? Jah, see fakt vastab tõele. Ma olen tõesti sündinud 70. aastal ja sündinud Tallinnas. Vanemad on olnud pärit erinevatest Eestimaa kohtadest. Isa sündis mul Albu vallas ja ema on siis pärit Raplamaalt, Valtust. Nad siis peale sõda kuskil kohtusid ja tõepoolest 70. aastal pere ainukese lapsena ma sündisin. Kasvasin üles meie kodus Tallinna vanalinnas Pikal tänaval, Oleviste kiriku vastas. Ja selles mõttes on Tallinna vanalinn olnud minu võib-olla selline lapsepõlve mängumaa ja võib-olla see taju ja soov ja selline tahe mingit vana keskkonda või vanu maju taastada, ma arvan just ka sealt pärineb sellest lapsepõlvest. Et 70ndate teine pool ja 80ndate algus oli selline aeg, kus nõukogude võimu kõige pimedam või kõige kurvem aeg, kus tunduma, et sellist võib-olla lootust enam väga paljudel ei olnud. Ja eks see avaldus ka tegelikult selles keskkonnas, kus me toona üles kasvasime. Et selline minnalaskmismeeleolu või lagunemine, aga samas need mineviku jäljed, mis tegelikult selles samas vanalinna keskkonnas olid võib-olla see, mis kujundas hästi palju sellist mõtteviisi. Ja tõepoolest meie mängumaa oli siis see mineviku keskkond, kõik vanalinna keldrid ja pööningud ja katused ja täna hirmus mõeldagi, mis kohad olid kõik toona lahti ja lastele, poisikestele siis eriti kättesaadavad, mis praegusel hetkel on ju kõik kenasti kinni ja suletud ja korras. Te asusite õppima pedagoogilisse instituuti ning juba esimesel kursusel liitusite te Eesti Kristlik-Demokraatliku Liiduga. Mis oli selle põhjuseks? Jah, need andmed on täiesti õiged, et ma tõepoolest asusin pedasse, toonasesse pedasse siis õppima ja aeg oli selline, kus ju tegelikult see poliitiline aktiivsus ühiskonnas oluliselt suurenes. Me mäletame seda aega, et see oli võib-olla see, kus võib-olla kõik seda ei tajunud, aga ütleme, et selline nähtav aspekt oli seal see, et Tallinnas Draamateatri kõrval olid väga sellised esimesed meeleavaldused, avalikud meeleavaldused, mida ei suutnud siis Nõukogude võim tegelikult laiali ajada, ehk seal kus nõuti Tartu vabastamist ja nii-öelda poliitvangide vabastamist, et väga meelekindlad inimesed seda tegid ja alati, kui ma sealt trammiga mööda pidin sõitma, siis see avaldas mulle väga sügavat muljet ja ma arvan, et ma ei olnud kindlasti ainus, kellele see muljet avaldas, et selles Nõukogude ühiskonnas on tekkinud seda tüüpi mõra, mis on väga märgiline, et
inimesed julgevad, vähesed küll, üksikud, aga nad julgevad tulla ja nad julgevad seista mingite õiguste eest ja nad ei karda seda, et neid võidakse represseerida. Ja ma arvan, et sellel nii-öelda siis Draamateatri kõrval olnud meeleavaldusel oli väga oluline mõju, sest seda nägid väga paljud inimesed ja tajusid seda, et võib oma seisukohta hakata avaldama. Ja no muidugi noored inimesed, nagu me toona olime, radikaalsed, julged ja protestivaimu täis selle Nõukogude võimu vastu, siis loomulikult mingisuguste selliste poliitiliste liikumistega liitumine või huvi nende vastu oli ilmne. See ei olnud küll ilmselt kõigil nii, aga ikkagi piisav hulk noori inimesi ülikoolides sellega kaasa läksid ja toonane PEDA oli tõesti koht, kus sellist poliitilist aktiivsust tekkis. Ja saan tuua näiteks, et 89 sügisel, kui me siis selle noorteorganisatsiooni asutasime, oli juba päris suur hulk noori, näiteks hilisem minister Meelis Atonen ja siin Lääne-Virumaalgi Riigikokku kandideerinud Tõnu Kõiv ja veel hulk hiljem poliitiliselt aktiivsed inimesi olid need, kellega koos me seda tegime ja kes ei peljanud siis ikkagi selgelt oma meelsust väljendada ja ma arvan, et see oli väga oluline. Et jah, vastab tõele. Nagu te ennist mainisite, siis te olite ka üks neist, kes asutas EKTL-i noorteorganisatsiooni. Millega see tegeles? Millega ikka sel ajal noorteorganisatsioon sai tegeleda, et eks ta vast tegi neid asju, mida tänagi erakondade noorteorganisatsioonid teevad või peaksid tegema ühe väga olulise erinevusega ja see on see, et kui meie põlvkond poliitikasse sisenes, siis oli see ikkagi veel aeg, kus ütleme, et see ei olnud mitte nii-öelda karjäärivalik või mingisugune nii-öelda planeeritud samm oma tuleviku jaoks, et kujundada endast poliitikut või riigiametnikku või tegelast, et see oli ikkagi seotud reaalselt ohuga, et kui ei lähe asjad hästi, siis need repressiivsed meetodid, mida Nõukogude võim kasutas, olid ju toona veel täiesti kehtivad, eks ju, näiteks Nõukogude armeesse saatmine või Afganistani saatmine oli siis ju veel ikkagi täiesti teema. Et selles oli see võib-olla erinevus. Aga muidugi noorteorganisatsiooni tegevused olid erinevate siis sündmuste, ürituste korraldamised ja seda me ka päris aktiivselt tegime, eks ju, vastavalt siis sellele nii-öelda hetke olukorrale ja vajadusele, toetamaks siis tegelikult nii-öelda seda poliitilist liikumist, mis ju tegelikult Eesti iseseisvuse nimel kaunis kompromissitult juba siis oli valmis tegutsema, et see oli nii-öelda siis see noorte panus sellele. Ja ülikooli sees kindlasti ka. Ja võib ju vist meenutada, et ütleme, et kui Tartus oli, eks ju, suuresti selline EÜS-i liikumine kujunemas sel hetkel välja või nii-öelda EÜS-i taastamine ja Tartu Ülikooli ümber, siis Tallinnas ma söandaks väita, et võib-olla tõesti pedagoogiline instituut oli see, kus see nii-öelda poliitiline tegevus kuidagi kujunes või formeerus. Millist rolli noored tollases poliitilises ärkamises mängisid? Kindlasti selles mõttes ikkagi ka olulist rolli, et kõik need sündmused või plaanid ja asjad, mis tehti, noored täitsid siis selle osa, mida noored pidid täitma. Et ma ei tea, näiteks mina ja paljud teised minu eakaaslased nendest samadest või samast pedagoogilisest instituudist olid need, kes tegelesid näiteks kodanike komiteede siis kodanike registreerimisega ja Eesti Kongressi valimiste ettevalmistamiseks. Et me olime tõesti need, kes käisid siis ringi ja
ja kodanikke registreerisid. Ja me teame ju, et Kadrina oli ju esimene, kus kodanike komitee asutati, aga kindlasti oli neid aktiivseid inimesi ja aktiivseid noori ka mujal. Aga siin tuleb muidugi ka märkida seda, et tänases vaates väga valdav osa ju neid poliitikuid, kes olid ütleme seal 90ndate algus või 80ndate lõpus aktiivselt tegutsemas, olid ka kõik noored, ehk et Mart Laar või Illar Hallaste või ütleme seal Tõnis Lukas, eks ju, nad olid ju ka tegelikult kaunis noored. Meenutame, et Mart Laarist sai peaminister 92. aastal, kui ta oli 32-aastane ja ütleme, et nende põlvkond oli küll 10 aastat vanem kui meie, aga üldiselt me kõik olime väga noored toona, et neid, kes oleks olnud nagu silmapaistvalt vanemad, võib-olla selles nii-öelda Isamaad moodustanud seltskonnas väga palju ei olnudki, et me kõik olime noored. Ma liiguks korra natuke ajas tagasi, nagu te mainisite, te olete põline Tallinna poiss nii-öelda. Kas ka teie peres oli tavaline, et oli olemas Soome blokk, vaatasite Soome televisiooni ja näiteks kas oli ka kokkupuuteid niinimetatud Viru ärikatega? Ei, Viru ärikatega mul kokkupuuteid ei olnud, aga Soome blokk, jah, see tuli vist hiljem, ma arvan, et peale olümpiamänge tekkis see Soome blokki teema, jah, meil vist oli küll, aga enne seda mitte ja ma mäletan lapsepõlvest, et ühel me naabritel tõesti oli see Soome blokk ja siis, kui mingisugune huvitav multifilm, eks ju, mingi Disneykat tulid, et siis tuli minna naabrite juurde seda vaatama, et muidu televiisorist tuli, eks ju, vist 3 kanalit oli, vist Kesktelevisioon, Leningradi televisioon ja Eesti televisioon, et mustvalgest telekast väga palju muud vaadata ei olnud. Soome blokk on jah, see mõiste, mida muidugi kõik minu vanus inimesed teavad. Vähemalt Põhja-Eestis, ma kujutan ette, ja küllap ka Lõuna-Eestis. Instituudis taheti teid viia otse Nõukogude armeesse ja Karin Jaani oli siis see, tänu kellele te sealt pääsesite. Kuidas see täpselt õnnestus? See oli selline lugu, et tõepoolest toonases siis pedagoogilises instituudis õppides sain ma kutse siis sisuliselt üle tee või siis Maneesi tänaval asuvasse Nõukogude aegsesse sõjakomissariaati. Ja seal sõjakomissariaadis, kuna minu tegevus või selline mitte liiga innukas Nõukogude meelsus ilmselt torkas silma, siis ma mäletan ühte Nõukogude kaptenit, kes seal asjatas nende noortega, kes mulle siis omavahel ütles, et ma vaatan et sinusugune tüüp peab ikkagi sinna Afganistani minema, et me korraldame selle ära, et sa sinna lähed. Ja mina olin selleks ajaks teinud ikkagi väga selge otsuse, et ma ei lähe ühelgi juhul Nõukogude armeesse. Ma ei lepi selle mõttega, et ma peaksin siis nii-öelda okupeeriva sõjaväe koosseisus minema aega teenima, et see tundus mulle täiesti võimatu ja ma olin ka enda jaoks läbi mõelnud selle, et juhul kui ühtegi muud varianti enam ei ole, et siis lähen oma pinginaabri maakodusse ja kuskile Raplamaa rabade vahele ja lihtsalt redutan seal ja ka Nõukogude armeesse ma ei lähe, et see oli mulle nagu juba põhimõtteliselt kuidagi selge toona. Aga siis tõepoolest oli see võimalus, et toona siis Kristlik-Demokraatliku Liidu välissekretär Karin Jaani, kes kaunis palju reisis ringi ja suhtles siis meie nii-öelda välispartneritega, ehk siis teiste erakondadega, oli küsinud norrakatelt, või norrakad olid temalt küsinud, et kas on midagi, millega nad saaksid meid aidata või toetada. Ja Karin Jaani vastus oli see,
et jah, loomulikult, et noh, meil on noori inimesi, kes võiksid omandada siis mingisugust haridust väljaspool nii-öelda Nõukogude liidu piire, ehk siis tulla siis õppima kuskile lääne ühiskonda. Ja norrakad, kes on väga korrektsed ja sõnapidajad inimesed, jätsid selle meelde ja mingil hetkel teatasid, et nad on valmis siis võtma ühe noore inimese siis Norrasse õppima ja tasuvad siis, või Norra välisministeerium siis tasub tema seal viibimise kulud ja reisikulud ja nii edasi. Ja siis mulle pakuti seda, Karin Jaani mulle seda pakkus, et kas ma tahan. Ja ma ütlesin, et jah, muidugi, et see oleks mulle nii-öelda maailma avav, aga see oleks mulle ka nagu mingisugune nii-öelda pääsemine sellest olukorrast, et ma ei pea kuskil, eks ju, ennast varjama hakkama Nõukogude võimu eest, vaid et ma saan reaalselt siis kasutada seda aega tegelikult olust paremini ära. Ja tõepoolest see õnnestus siis korraldada lõpuks siis kutse. Toona see ei olnud teab mis lihtne. See ei olnud nii, et ostad pileti ja sõidad, vaid see reis sinna oli ka nagu omaette sündmus, et kõigepealt ma pidin saama Soome viisa, et jõuda siis nii-öelda Norra saatkonnani Helsingis ja siis Norra saatkonnast viimasel hetkel sain siis Norra viisa ja tõenäoliselt tulenevalt sellest, et selle kutse oli allkirjastanud Norra välisminister, hilisem siis peaminister Bondevik, kes toona oli välisminister ja ma sain siis Norra viisa. Ja see reis oli ka sinna üsna selline dramaatiline, et ega ju mingit otse lendu või asja ju Tallinnast ei olnud. Et selleks, et sõita Oslosse, tuli liikuda siis põhimõtteliselt toonasesse Leningradi ja ma mäletan, et mu pinginaaber mind oma autoga, Zaporožetsiga, sõidutas siis Leningradi läbi mingi öö, et lennuk läks hommikul ja mingi öösel me siis sõitsime. Jõudsime õnnelikult kohale, auto küll vahepeal, auto tuli küll sumbuta alt ära, aga ikkagi me jõudsime kohale sinna. Ja siis Leningradist lend läks siis Moskvasse ja Moskvast Stockholmist Oslosse, nii et selles mõttes päris niisugune pikk reis, ütleme, ja eks natuke oli seda hirmu ka, et mul oli ikkagi ju nii-öelda kutse Nõukogude armeesse juba nii-öelda taskus piltlikult öeldes ja et kas pääseb nagu üle piiri või ei pääse, aga eks see Nõukogude süsteem oli selline, eks ju, väga logisev juba kui toona, et ilmselt neil mingisugust sellist ühtset süsteemi piirivalves ei olnud, et nad said siis, nad oleksid saanud siis kuidagi takistada seda, et põhimõtteliselt kõik dokumendid olid korras, et ma sain ikkagi siis Nõukogude Liidust välja ja ma tõesti siis aasta otsa Norras elasin ja õppisin ja sain ka siis liikuda toonases Euroopas. Nii et tänu Norra välisministeeriumi abile ja toetusele see võimalikuks osutus ja ma arvan, et see on üks asi, mis kindlasti on mind ka nagu elus kujundanud, eks ju, et kui sa nii noore inimesena saad nii erineva kogemuse, et sa tuled ühest nii-öelda Nõukogude plokist ja saad, eks ju, põhimõtteliselt võimaluse omandada siis haridust Lääne-Euroopas või läänelike väärtuste järgi, siis see kindlasti see vahe oli nagu toona oluliselt teravam, kui ta võib-olla täna isegi tagantjärgi nagu vaadates tundub, aga kindlasti see kujundas seda seisukohta ja ka hilisemat suhtumist mingitesse asjadesse. Võib-olla märkimist väärib siin see, et aastaid tagasi tegime me Gruusiaga siin kokkuleppe ühe Gruusia omavalitsusega ja pakkusime samamoodi siis Gruusia noortele võimalust tulla Eestisse Kadrinasse õppima, et 2 Gruusia tüdrukut õppisid 1 aasta siin ja see mõte tuleneb sellest samast asjast, mis omal ajal nii-öelda see võimalus, mis mulle pakuti, et tegelikult see mõju nii-öelda teises keskkonnas õppimisest või
teises kultuuriruumis või väärtusruumis olemisest on kindlasti noorele inimesele hästi oluline, et saab palju nagu juurde. Nii et ma arvan, et see oli selles mõttes oluline ja noh, kui hästi läheb, proovime seda omalt poolt pakkuda. Ma arvan, et täna on meie kohus võib-olla kellelegi seda pakkuda, võib-olla ma ei tea, ukrainlastele, grusiinidele, moldovlastele, võib-olla, ma ei tea, tulevikus ka ei ole halb mõte võib-olla, kui me suudaksime mõne vene hinge päästa või valgevenelase päästa. Te mainisite, et te jõudsite Norra läbi siis algselt siis Soome ja pärast siis Rootsi kaudu. Jah, Soomest ma sain viisa. Kas see oli teie jaoks esimene kord väljaspool raudset eesriiet? See oli teine kord. Me olime Soomes ja Rootsis, ma olin ühe korra käinud, aga see oli siis nii-öelda teine kord, kui ma sain siis nii-öelda Nõukogude Liidust välja ja ma mäletan jah, et selles imelises Aerofloti lennukis ma sõitsingi tegelikult teadmata, mis mind ees ootab, selles mõttes, et toona ei olnud, eks ju, e-kirju ja isegi faksi saatmine oli toona selline natuke küsimärgiga asi, eks ju, et paberkandjal kirjad liikusid ja neid, eks sellised nii-öelda poliitilise sisuga või mingisuguse võib-olla olulise informatsiooniga kirju oleks ka võib-olla ära korjatud, et kui ikkagi, ma ei tea, Norra välisminister oleks saatnud kirja Tallinna Pedagoogilise Instituudi tudengile, siis on küllalt kahtlane, et see kiri oleks sellisel kujul sinna kohale jõudnud, et selles mõttes see kutse tuli, ma arvan, ikkagi Karin Jaaniga nii-öelda füüsiliselt üle piiri ja jõudis sellisel viisil siis minuni. Nii et jah, sellised keerulised ajad olid. Kuidas see vastuvõtt teil Norras üldse oli? Väga positiivne, et kui ma Oslosse jõudsin, siis tulid mulle toona sealt siis nii-öelda Kristlik-Demokraatliku Liidu noorteorganisatsiooni välissekretär tuli mulle siis vastu ja raudteejaama ja aitas mind siis nii-öelda edasi liikuda umbes 200 kilomeetrit siis Oslost väljas asuvasse kooli, mis asub siis Telemarkis ja sinna ma sõitsin juba siis rongiga ise ja seal siis inimesed võtsid mu vastu ja kindlasti see oli ka nende jaoks võib-olla, ma arvan küll selline huvitav kogemus, et keegi tuleb teiselt poolt raudset eesriiet, et kindlasti seal nad olid võib-olla kokku puutunud inimestega, kes olid tulnud võib-olla kuskilt Aasia maadest, Aafrikast, aga nii-öelda teiselt poolt nii-öelda Nõukogude piiri polnud nemad seal, ma arvan, väga paljud kedagi varem üldse näinud. Ja ses mõttes oli see nende jaoks ka võib-olla üllatav, et Nõukogude Liit ei ole mitte üks ja monoliitne mingisugune tervik, kus elavad mingid Nõukogude inimesed, vaid et tegemist on ikkagi väga erinevate ja meie puhul siis ikkagi okupeeritud territooriumiga või okupeeritud riigiga ja ma arvan, et see teadmine ja selle teadmise edastamine nendele inimestele, sealhulgas ka nendele kaasõpilastele, kes mul seal olid, oli ka üks oluline osa tegelikult, et nad said mingisuguse oma maailmapilti ka nagu laiendada, et selles mõttes see ei olnud ainult võib-olla nagu ühesuunaline, vaid ma loodan ikkagi väga palju ka kahesuunaline. Aga enne, kui te olite välismaal käinud, milline üldse see ettekujutus läänemaailmast teil oli? Meil ju, ütleme, Põhja-Eestis oli see ettekujutus läbi Soome televisiooni väga selgelt olemas, et me saime ju aru, et esiteks on ma ei tea, Soome televisiooni reklaame nähes, eks ju, sa said aru, et milline on siis nii-öelda see tarbimisühiskond, milline ta välja näeb, ilmselgelt, eks ju, tema võib-olla need negatiivsed pooled, et sul võivad küll kõik asjad olla nii-öelda letis saadaval, aga ma ei tea, sul on vaja selleks tööd teha, sul peab olema haridus ja siis sa saad selles ühiskonnas normaalselt hakkama. Et ilmselt, eks see teadmine võib-olla tuli paljudel ka hiljem, eks ju, aga jah, ma arvan, et see ettekujutus meil ikkagi ju ma arvan, Eestis tervikuna oli olemas, et mis asi on nagu vaba ühiskond, aga kindlasti seda nii-öelda kogeda, näha, olla selle osa, et sa saad vabalt ennast väljendada, sa ei pea
piirama oma seisukohtade avaldamist ja sinu ümber on vabad inimesed. See kindlasti oli selles mõttes nagu väga värskendav või tervendav. Et ma mäletan, kui see oli vist 90ndate alguses, kui Gorbatšov sai Nobeli rahupreemia, siis ja see Nobeli rahupreemia Oslos üle antakse, olin ma väga ma ei tea, kuri, aga ütleme, kindlasti avaldasin oma nii-öelda vastumeelsust sellele, et minu meelest see nagu õige ei ole. Ja meil oli nagu selles mõttes võimalik ka norrakatega nagu vabalt vaielda ja selgitada oma seisukohti ja nendele oma seisukohti, miks nemad on sellise järelduseni seal jõudnud või mida nemad siis nagu arvavad sellest asjast või kas nad üldse midagi arvavad. Aga jah, et sa oled ikkagi vabas ühiskonnas, sa saad tegelikult oma seisukohti väljendada vabalt, kartmata seda, et keegi paneb selle kuskil tallele ja siis hakkab sind kuidagi santažeerima või ahistama sellega või ma ei tea, piirama sinu mingisuguseid vabadusi näiteks või tegema sulle mingisuguseid etteheiteid selles osas, et see oli kindlasti nagu hästi normaalne. Te olite Norras 91. aasta suveni. Milline see olukord Eestis oli naastes muutunud? Eks ta muidugi oli muutunud, sest et toona oli ikkagi see muutuste tempo oli väga kiire ja need muutused olid ju toimusid mingis mõttes ka tundidega, eks ju, ja me olime ise nende muutuste sees ja ma arvan, võib-olla mida sellel puhul tasub tähele panna, on eks see, et meile, ma arvan, või minu põlvkonnale see muutuste tempo ja suund ja see, et me liigume oma vabaduseni lõpuni välja või et me ei räägi mingisugusest pool demokraatlikust ühiskonnast või mingisugusest Jugoslaavia tüüpi nagu satelliitriigist, vaid me räägime ikkagi nagu Eesti Vabariigi taastamisest õigusliku järjepidevuse aluse, see oli meile nagu kuidagi täiesti ilmne ja selge. Kindlasti ei olnud see kõigile nii ja kindlasti see ei ole ka mingi etteheide, paljud inimesed ei mõelnud sedagi, et milline see ühiskond võiks siis välja nägema hakata, kuhu suunas me liigume. Aga ma arvan, et meil, kes me olime nii-öelda poliitiliselt aktiivsed ja me olime selle nii-öelda omavahel selgeks ja läbi rääkinud, et see on tegelikult see suund, kuhu me liigume. Ehk siis ütleme ERSP Isamaa suund, et me taastame Eesti õigusliku järjepidevuse alusel ja me ei loo mingisugust vahepealset riiki, eks ju siia, nagu see oli ju ka nagu tegelikult nii-öelda päevakorras, et võib-olla me ei taasta umbes Eestit õigusliku järjepidevuse alusel, vaid loome mingisuguse uue nähtuse, siis meie jaoks oli see ühemõtteline ja selge ja loomulik, et me liigume sinna suunda välja. Et meil ei tekkinud ka sellist nagu kahtlust kuskil, et Mart Laari ja Illar Hallaste ja Kaido Kama ja teiselt poolt, eks ju, Jüri Adamsi ja Tunne Kelami visioon sellest Eestist oli ikkagi väga selge, et me liigume nagu ikkagi Eesti Vabariigini välja ja okupatsioon tuleb lõpetada, Nõukogude väed tuleb välja viia, Eesti peab saama vabaks, et see oli nagu selge. Et ma arvan, et see muutus oli ka ühiskonnas tegelikult tajutav, kindlasti ei olnud see kõigile ühtviisi arusaadav, aga ma arvan, et mida nii-öelda võimalikumaks ja tõenäolisemaks selline lahendus muutus, seda rohkem inimesi selle poolt ka olid, et selles mõttes ei olnud see kindlasti kerge tee käia, aga ma arvan, et see oli väga põhimõtteline ja see on üks asi, mida ma just mainitud nende poliitikute, aga kindlasti ka veel väga paljude puhul väga kõrgelt hindan, et nad ei teinud kompromisse nagu selles nii-öelda seisukohas, et Eesti tuleb taastada õigusliku järjepidevuse alusel. Ja see on tegelikult see, millel me täna püsime, mis meid on siiani hoidnud. Sel suvel möödub Eesti iseseisvuse taastamisest 35 aastat. Milline on teie isiklik mälestus nendest augustipäevadest?
noh, eks ta selles mõttes oli kiire aeg, palju asju oli korraga vaja teha ja me olime, noh, liikusime ringi, me ütleme, et meil oli ju siis nii-öelda selle erakonna juba alged olemas ka Toompeal, eks ju, ehk siis Ülemnõukogus oli juba põhimõtteliselt see kristlik-demokraatlik fraktsioon, mida siis Laar ja Hallaste vedasid. Aga mulle tundub, et see võib-olla oli nii tempokas aeg, et seal ei olnud aega, või noh, ei jäänud selles mõttes niisugust nagu aega mõelda, et no, mis see nüüd see järgmine käik siis on, mis me siis teeme järgmine nädal või mis me teeme homme. Et seal oli nagu tegelikult kuidagi, noh, see tulevärk oli ikkagi väga, väga tempokas ja kiire. Ja ma arvan, et see oligi see asi, mis võib-olla sellest kõige enam meelde on jäänud ja see, kuidas noh, inimesed nagu noh, toimetasid sellise kaunis kindlameelse, aga noh, ikkagi õhinaga, eks ju, et noh, et nüüd hakkab midagi juhtuma, nüüd me saavutame midagi. Toompea oli sellist noh, üks nagu ägedaid inimesi nagu täis, kes julgesid tegelikult selle otsuseni lõpuks välja jõuda. Aga et seal midagi nüüd niisugust nagu erilist või asja või et noh, et oleks kuskil olnud aega võib-olla mõtiskleda selle üle rohkem, siis oleks võib-olla tajunud kuidagi seda teisiti, aga kui sa oled seal sündmuste sees, eks ju, noh, sa oled nagu lahingus, eks ju, et noh, et sa võib-olla analüüsid seda hiljem, aga toona küll jah, see olid jah, pikad päevad möödasid Toompeal, erinevaid asju oli vaja teha, kuskil käia, kellegagi kuskile minna, mingisuguseid koosolekuid oli hästi palju, et käidi ja tehti ja arutati, et kuidas mingisugused sõnastused peaksid mingites dokumentides olema ja saama. Nii et see oli tempoks aeg, aga muidugi jah, kindlasti on see tore, et seda sai nagu lähedalt nagu näha ja tajuda ja osaleda selles, et see protsess oli huvitav. Ma olen ise kuulnud seda, et ütleme see aastad 90-91 üsna ärevad ajad olid. Ülemnõukogu liikmed, mitmed neist kandsid relva, Nugis vist isegi 2 ja olen ka kuulnud, et ütleme, oli mingi periood, kus siis teatud rahvasaadikud käisid nii-öelda vahetustega siis seda Pika Hermanni sissepääsu ust valvamas relvastatult, et kui keegi peaks ründama, siis noh, ei ole nagu üllatusmomenti, et nemad on seal ootamas. Seda ma ei tea, et kas nüüd Ülemnõukogu saadikud käisid midagi valvamas, sellest ma ei tea. See, et Ülo Nugisel oli relvastatud valve või et tal oli relvastatud, seda ma olen jah kuulnud, et ja see algab ise, et ka mina omandasin relva, mis mul on tänase päevani alles, kasutan seda näitliku õppevahendina riigikaitsetunnis 90. alguses, nii et põhimõtteliselt, aga noh, see pigem tulenes sellest, et ma elasin toona Tallinnas Lasnamäel ja see ei olnud väga turvaline keskkond, et tundus, et võib-olla turvalisem on tõesti relva omada ja ma relvaomanik sellest ajast saati olen ja relvadega sina peal. Aga ma arvan, et seal mingisugust sellist väga niisugust traagilist relvastumist või et sellele nüüd nagu kuidagi viidata või vihjata tagantjärgi poliitikute puhul, ma arvan, et pole põhjust ja noh, Eestil on siiski läinud selles mõttes hästi, et meil ei ole olnud väga märkimisväärseid mingisuguseid ma ei tea, atendaate või nii-öelda relvakonflikte või relvadega konflikte poliitilisel tasandil. Ja ma arvan, et siin on ühtepidi nagu olnud hea töö kõikidel Eesti politseinikel või kes on selle asjaga suutnud tegeleda, et nii-öelda ütleme, et poliitika ja relvad on suudetud nagu ikkagi väga selgelt lahus hoida, et seda ei ole kõikidel riikidel kindlasti õnnestunud teha, aga ma arvan, et Eestil on selles mõttes läinud hästi ja et ka minul ei ole olnud kunagi tarvidust isiklikku relva kasutada nende aastate jooksul.
1992. aastal toimusid esimesed vabad valimised. Milline oli teie roll toonases valimiskampaanias? Jaa, mina olin siis toona siis moodustatud valimisliidu Isamaa finantssekretär ja finantssekretäri ülesanne siis arusaadavalt oli luua siis võimalus selle kampaania rahastamiseks, mis meil toona siis läbi tuli teha. Ja me olime ju erakond, kes oli just äsja moodustatud, valimisliit, mis oli äsja moodustatud siis erinevate erakondade baasil. Ja meil puudus ju tegelikult mingisugune struktuur või nii-öelda hästi rahastatud ka võib-olla need inimesed, kes oleksid olnud nagu mingisugustes struktuurides, mis oleks võinud nii-öelda toetada seda, et Mart Laar oli lihtne ajalooõpetaja, eks Illar Hollaste oli Kadrinas pastor ja ega meil selliseid nii-öelda tööstusjuhte ju seal väga palju ei olnud. Et selles mõttes see ülesanne oli päris nagu väljakutsete rohke, et kuidas selles olukorras nagu rahastada kampaaniat ja reegleid ju ka ei olnud, et mingisugust nii-öelda toetamist või riiklikku rahastamist ju toona ei olnud. Nii et see võimalus tuli leida, ehk see tähendab, et tuli rääkida nii siis sponsoritega, üritada neid veenda, et me tegelikult küll suudame seda nii-öelda poliitilist paradigma muuta ja et see, mida me tahame teha ja see, mille eest me seisame, need põhimõtted, mille eest me seisame, tegelikult toetavad nii-öelda seda ettevõtluskeskkonda, et palun toetage meid ka, et me suudame, me teeme ära ja me tagame selle, eks ju, et Eesti liikumissuund saab olema nii-öelda siis normaalse ja ka normaalse nii-öelda majandusmudeli suunas. Ja ma arvan, et see õnnestus 92. aastal päris hästi. Me tegime eduka kampaania ja suutsime sellega rahastada ja võlgu me kellelegi ei jäänud erinevalt tänastest erakondadest, kes vist on päris pikalt ja palju ja suures ulatuses, eks ju, võlgu. Meil toona mingit pankadest laenu ei antud, et olime sunnitud selle raha ikkagi kokku ajama, aga samas ma olen sellel arvamusel ka hiljem olnud, et raha puudumine või nii-öelda rahaliste vahendite puudumine on asi, mis muudab inimese leidlikuks. Ja muutis ka meid toona kaunis leidlikuks või selles mõttes me olime sunnitud tänu sellele, et meil rahalised vahendid olid piiratud, olema siis mingid hästi nutikamad või leidlikumad või teravamad või täpsemad või planeerima oma tegevusi lihtsalt paremini. Ma toon ühe näite, näiteks 92 oli valimiskampaania, oli teadupoolest nii parlamendi valimiste kampaania kui ka presidendi kampaania ja ütleme, et see meie kampaania ülesehitus ju lähtus sellest, et Lennarti kandideerimine ühtepidi toetab Isamaa nii-öelda tulemust või siis nii-öelda meie Riigikogu valimistulemust on selle kuvandiga ja teiselt poolt, kui meil õnnestub saavutada see, mida me siis tahtsime saavutada ja ka saavutasime, siis õnnestub meil omakorda Lennartist teha Eesti Vabariigi president. Ja need mõlemad asjad õnnestusid, ehk me tegelikult ehitasime üles kampaania, milles kaks komponenti teineteist toetasid ja väga efektiivselt. Ja siin võib tuua näiteks ühe tehnilise näite, mida ma olen ka hiljem toonud mõningatel kordadel, näiteks Valgevenes, eks ju, pidades Valgevene opositsioonile kunagi loenguid, et kui teil ei ole väga palju vahendeid, eks, et ei saa teha nagu suurt avalikku kampaaniat, ma ei tea, plakatikampaanias osaleda, ja tõepoolest meil see võimekus oli kaunis piiratud.
noh, kuna ka ei olnud erilisi, eks ju, kohti veel, eks ju, toona, kus neid plakateid ka üles riputada, aga noh, see oli ka selles mõttes nagu meie eelis, et kuna neid kohti ei olnud, siis sinna ei saanud ka keegi nii-öelda meile oponeerivatest jõududest midagi üles riputada, küll aga siis Arnold Rüütli plakatid, eks ju, kes oli siis Lennart Meri põhioponent toona, oli siis ja noh, Ülemnõukogu presiidiumi esimees ja nii edasi. Noh, tema plakatid olid siis pandud kauplustesse nii-öelda vaateakendele sissepoole, nii et noh, neid ei olnud võimalik sealt kuidagi ei ära võtta ega midagi siis nagu teha, siis meie vastus sellele, ja noh, Lennarti plakateid sinna ei pandud, siis meie vastus sellele oli see, et me tootsime siis ühe sellise ümmarguse kleebise keelumärgi sarnase, mille peale siis oli kirjutatud see ju vana kommar. Ja siis pandi need kleebised siis aknale väljapoole inimestele meelde tuletamaks, et Arnold Rüütli taust võib-olla Lennart Meri omaga võrreldes ei ole päris see, mida me tahaksime, et Eesti Vabariigi presidendil oleks, eriti toona. Ja jah, tuleb pattu tunnistada, et tõepoolest me sellise nii-öelda antikampaania siis välja mõtlesime, sest lihtsalt muid variante ei olnud väga. Nii et jah, ütleme, et rahaliste vahendite piiratus võib tingida selle, et sa pead lihtsalt olema teistest natuke nutikam ja võib-olla keegi paneb see täna pahaks, aga nii oli. Te nüüd mainisite pikalt seda presidendi kampaaniat ja nüüd sel aastal toimuvad taas presidendivalimised. On pikalt nii-öelda arutletud selle teemal, et kas Karis jätkab, kas tuleb uus president. Milline on teie hinnangul see, ütleme, presidendi valimise protseduur, et kas seda peaks tegema Riigikogu või peaks tegema rahvas? Ma olen selles mõttes hariduselt politoloog, et Eesti suuruses riigis ja Eesti parlamentaarse ülesehitusega riigis, nii nagu ta meil on see lahendus, mis meil täna on kõige optimaalsem ja mõistlikum lahendus. Selle üle võib muidugi vaielda ja hästi demagoogiline on öelda, et kui rahvas valiks, aga et siis oleks nagu hästi, kui rahvas valiks, aga kui me vaatame seda pilti tervikuna, ja me alati peame vaatama pilti tervikuna, siis meil ei oleks head lahendust ja tasakaalustatud parlamentaarset demokraatiat, kui meil oleks selline nii-öelda poliitik, kes võib väga niisuguste demagoogiliste võtetega saavutada väga kaaluka nii-öelda ülekaalu või siis väga suure häälte arvu ja toetades sellele häälte arvule lüüa selle parlamentaarse poliitika tasakaalust välja. Et sellisel juhul, kui me tahaksime minna nii-öelda rahva valiku peale või otse valimiste peale, me peaksime muutma ka tõenäoliselt mingeid teisi muutujaid selles valemis. See, kuidas ta täna on üles ehitatud, on tegelikult meid päris hästi teeninud. Mina ei näe, et seda peaks ilmtingimata muutma. Et see institutsioonide tasakaal on meil päris hästi paigas, isegi olenemata sellest, et meil on olnud ju mingil hetkel väga keeruline olukord, kus meil ei õnnestunud presidenti ära valida ei Riigikogus ega valijameeste kogus, aga sellele vaatamata ma olen täiesti veendunud, et meil oleks mõistlik seda sama süsteemi, mis meil täna on, jätkata. Ja ma arvan, et me leiame sügisel ka täiesti kompetentse presidendi, kes suudab neid ülesandeid täita, mida Eestis põhiseaduse järgi president peab täitma. Võib-olla see arvamus on kellegile vastukarva, aga see on minu isiklik arvamus ja ma arvan, et ma olen valmis sellel teemal pikalt debateerima, et see, kuhu me oleme täna oma põhiseadusega jõudnud, on siiski päris hea lahendus. See, et nurisetakse ühe või teise süsteemi kallal, loomulikult demokraatia ei ole
kunagi ega kuskil ideaalne võimukorraldus, aga paremat sellest ei ole ka välja mõeldud ja ma arvan, et Eesti demokraatia on päris heas seisus. Tulles tagasi nüüd 90-ndatesse aastatesse, ma olen kuulnud, et just Illar Hallaste oli see, tänu kellele te Kadrinasse jõudsite. Kas see vastab tõele? Ja see vastab selles mõttes tõele, et Illar oli siin ju kirikuõpetaja ja samal ajal siis ka toona selle Eesti Kristlik-Demokraatliku Liidu esimees ja me tegime tõesti ühe väljasõidu Tallinnast noorte poliitikutega just siia Illari juurde. Küllap see oli mõni selline pikale veninud koosolek, nii nagu neid toona oli. Nii et jah, me mäletan, rongiga tulime, rongiga läksime, Illar tõi meid veel autoga raudteejaamast enda juurde koju, nii et jah, Illar oli tõesti see, kelle pärast või kelle juurde tulles ma esimest korda Kadrinas jala maha panin. Aga tegelikult ma hiljem ikkagi nii-öelda Kadrinasse elama sattusin just seetõttu, et ma omandasin siin kinnisvara ja olen sellest ajast saati siis Kadrinas seda kinnisvara siin püüdnud nagu kuidagi üles ehitada ja parandada ja sellest ajast peale ka Kadrina elanik. Aga tõesti, jah, selles mõttes fakt vastab tõele. Illar oli see, kelle juurde me siin algusest tulime ja nii oli, jah. Te olite Mart Laari esimese valitsuse ajal peaministri nõunik. Millised olid toona kõige olulisemad teemad? Jah, 92. aasta sügisel ametisse astunud valitsus oli ju silmitsi esiteks väga keerulise majandusliku olukorraga ja ka tegelikult väga mitme sellise kriitilise seisuga, et kui me hästi meenutame, siis Nõukogude väed olid ju toona veel ikkagi ju Eestis sees ja me olime küll ennast iseseisvaks kuulutanud ja esimesed vabad valimised läbi viinud. Meil oli oma siis nii-öelda vabalt valitud valitsus ja ametisse nimetatud president, aga Nõukogude okupatsioon ju selles mõttes ikkagi de facto kehtis, et Eesti oli Nõukogude vägede poolt ikkagi hõivatud. Nii et see seis oli väga keeruline ja eks nagu siin juba mainitud, et see ülemineku protsess oli väga tempokas, ütleme, et seadusandja vaates oli seal ju vaja tegelikult kogu see seadusandlik baas või kõik seaduste raamistik uuesti üles ehitada ja sellega ju valitsus oli sunnitud tegelema praktiliselt esimestest päevadest peale nii-öelda siis põhiseadus oli meil vastu võetud, aga ikkagi see, et me suudaksime nii-öelda üles ehitada õigusriigi, see eeldas parlamendilt väga suurt tööd, valitsuselt väga suurt tööd ja samal ajal siis paralleelselt ka väga mitme sellise kriisi korraga nii-öelda siis haldamist. Nii et neid asju oli väga, väga palju, et selles mõttes seal ei saa öelda, et oleks olnud nagu mingi üks ja väga selge teema, millega tegeleda, et sisuliselt iga päev oli mingisugune uus teema, millega tuli tegeleda, et Narva kriis oli, eks ju näiteks, mis võib-olla on põhjust tagantjärgi hinnata seda võib-olla väga ütleme selle lahendamist väga õnnestunuks, aga tegelikult selle kriisi sisu oli ikkagi väga ohtlik, kui Narva kriis oleks päädinud sellega, mida siis meie põlisvastane siin tahtis saavutada, ehk siis nii-öelda Narva mingisugust autonoomiat või nii-öelda Ida-Virumaa autonoomiat, siis me oleksime, ma arvan, märksa keerulisemas olukorras olnud ka hiljem. Nii et kõikide nende küsimuste korraga lahendamine, et müts maha Mardi ja kõikide toonaste Eesti riigi juhtide ees, kes suutsid seda ellu viia.
noh, ma ei tea, toome siia kas või juurde selle näite, et ka erastamine näiteks viidi läbi, eks ju, tagastamised viidi läbi. Siin palju räägitud ja Mart Laarile ette heidetud, eks ju, kollektiivmajanduse likvideerimine ehk tegelikult siis nii-öelda stalinistliku selle kolhoosikorra lõpetamine Eestis ja normaalsele alusele uuesti nii-öelda põllumajanduse asetamine, et kõik need asjad tuli ju korraga teha, et selles mõttes see ma mäletan, mida Hallaste ja Kama ja veel mitmed nii-öelda seda õigusloomet siis kujundanud poliitikud ikkagi öö jooksul suutsid valmis teha, et need hommikul uuesti, eks ju, parlamendi menetlusse anda siis mingisugused eelnõud ja asjad ja kuidas see siiski suudeti ehitada üles niimoodi, et see ju paljuski toimib tänaseni või need baaspõhimõtted said ju toona nagu kokku lepitud, et nende inimeste panus sellesse nii-öelda Eesti riigi kujundamisesse selles varases faasis, ma arvan, on asi, mida me võib-olla oleme siiani ka alahinnanud, et tegelikult tagantjärgi või mida kaugemale me sellest liigume, seda rohkem võib-olla peaks olema see imekspandav, et kuidas nad suutsid seda teha. Ja eks minu ülesanne oli seal võib-olla just ka nagu erakonna sees tagada see nii-öelda Mart Laari seljataguse kindlustamine, see, et Mart saaks nii-öelda seda valitsust edasi juhtida ja eks see oli ka see sündmuste ahel, mis lõpuks viis ka siis selle juba siin kirjeldatud, eks ju, jutumärkides suure Isamaa sõjani, eks ju, ja Isamaa siis lagunemiseni enne järgmisi valimisi seal, nii et eks see sündmused olid väga tempokad ja neid asju, mida korraga tuli teha, oli hästi palju, et selles mõttes see oli ka nagu huvitav aeg. 1990. aastate teisel poolel ostsite te Kolu mõisa. Milline on selle mõisa lugu? Ma loodan, et selle mõisa lugu ja see oli ka see põhjus, miks ma sellise otsuse tegin, on selline, et ehk on selle mõisa paremad päevad alati pigem ees kui minevikus. Aga selles raamistuses ma võib-olla mainiks seda, et see põhjus või miks ma seda tegin, tulenes sellest, et väga paljud minuealised ja minu tutvusringkonna inimesed olid toona ju mingisuguseid noored inimesed, eks ju, eluaseme probleemi lahendamisega jõudnud sinnamaale, et endale siis mingisuguse, ma ei tea, kes Viimsisse, kes Nõmmele, kes kuskile mujale mingisuguse maja püsti pannud ja elasid või siis kuidagi kujundasid oma elu seal. Mulle tundus, et Eesti üks selline murekoht on selles, et me kuidagi ei väärtusta või ei taju seda ajaloolist pärandit, mis meil on. Saate alguses ütlesin, et minu lapsepõlve keskkond oli tegelikult keskaegne Tallinna vanalinn ja need nii-öelda vanad majad. Ja sest peale on vanad majad mulle alati imponeerinud ja need lood, mis nende vanade majadega seotud on. Ja selle tõttu mulle tundus, et selle asemel, et endale kuskile Viimsisse mingi mereäärne maja ehitada, oleks võib-olla kasulikum ja targem ja väärikam mingisugune vana maja uuesti ellu äratada või päästa mingisugune vana selline elukeskkond. Ja ma otsisin päris pikalt seda kohta, kuhu või kus seda teha. Ma olin, mäletan Lauri Vahtriga, ajaloolase Lauri Vahtriga, me olime seda ka arutanud omavahel, et mis võiks olla selline hea lahendus, et kui mingisugust nii-öelda vana ajaloolist keskkonda päästa. Ja Lauri Vahtri oli see, kes mulle mingil õhtul helistas ja ütles, et kuule, et mine vaata, et
Arbavere mõis on müügis kuskil Lääne-Virumaal, et mine vaata seda, et võib-olla sulle meeldib. Ja ma käisingi tegelikult Arbaveres, vaatasin seda Arbavere mõisa ja ta iseenesest on väga tore mõis, aga tema eest küsiti väga palju raha. Toona või siis omanik, kes seda müüs, küsis sellest üks palju raha. Ja mis mulle tundus, et võib-olla on mõistlik natuke veel ringi vaadata siin kandis ja ma täiesti juhuslikult leidsin selle Kolu mõisa Tapa-Loobu maanteel sõites ja leidsin selle pargi järgi, et ma nägin, et see ei ole mitte mingi tavaline võsa või mets, vaid seal on seda tüüpi puud, mis viitavad sellele, et seal on mingisugune puistu, mis ei ole päris juhuslik. Ja seetõttu ma sinna ka sisse keerasin ja selle mõisa sealt avastasin. Ja see tundus mulle selline, et ma päris pikalt seda vaatasin toona ja käisin ka hiljem seda vaatamas ja siis mulle tundus, et see võiks olla see, mida ma otsin. Ja siis ma hakkasin uurima, kellele see kuulub, mis selle lugu on, kuidas seda omandada. Ja siis ma arvan, eks peaaegu aasta võib-olla tegelesin selle küsimusega ja lõpuks siis lõime siis kohaliku siis nagu ühistuga käed ja siis ma selle nii-öelda mõisa varemet siis omandasin. Ja nii et selles mõttes selles on nii juhust kui ka tegelikult niisugust teadlikku otsust ja võib-olla ka noore mehe sellist ülearust optimismi, et küll saab hakkama ja võib-olla ka niisugust 90ndate lõpu sellist uljust, et kõik käis väga kiiresti, et järelikult on võimalik seda väga kiiresti lahendada või seda taastada väga kiiresti. Võib-olla ka naiivsust ja teadmatust, mida mõisa taastamine tähendab. Ma sageli olen mõelnud, et ma täna julgeksin samasuguse otsuse teha ja on kordi, kus mulle tundub, et võib-olla ei julgeks. On jälle kordi, kus ma mõtlen, et aga siiski oli see ju mingis mõttes õige otsus, et proovida selline ajalooline keskkond taastada. Ja ma arvan, et suures plaanis on see õnnestunud, et see mõis on kindlasti mõistetud uuele elule, on antud uus võimalus sellele ajaloolisel keskkonnale, võib-olla ka see väike signaal siia teistele mõisatele siinkandis või inimestele, kes samamoodi mõtlevad, et võiks proovida, kui on pealehakkamist, jõudu ja energiat, et miks mitte. Ja mul on hea meel, et näiteks Neeruti mõis, mis oli võib-olla isegi veel lootusetumas olukorras, kui mitmed muud mõisad siin ümberkaudu on täna samamoodi ellu ärganud, eks ju, et ta on ikkagi perekonna mõisana kasutusele võetud ja ma arvan, et vast me silmad näevad ka seda, et näiteks Kihlevere mõisas suudetakse ka mingisugune lahendus ikkagi välja mõelda, aga eks see on keeruline, tõsi. Ja kui nüüd seda konkreetselt seda Kolu mõisa ajalugu vaadata, siis eks mul on olnud aega seal mõtiskleda selle üle, et mida see mõisapidamine tähendab või kuidas seda nii-öelda konteksti asetada nii sellesse nii-öelda Eesti tänasesse ajaloolisse konteksti ja sellesse nii-öelda õigusjärgsuse konteksti, aga ka võib-olla sellesse konteksti, et mis nende mõisate olemus nii-öelda Eesti kultuurmaastikul on. Ehk nad on ikkagi ju, nad on perekonna mõisad, nad on ühe perekonna kodud olnud ja ma arvan, et kurvemat pilti kui tühjaks jäänud lagunev kodu on raske endale ette kujutada. Mis iganes põhjustel see asi ei ole juhtunud ja kindlasti see, et üks vana ajaloolist pärimust kandev kodu uuesti taastada ja taastada eesmärgiga siis nii-öelda perekonna mõisana on võib-olla parim, mis ühe mõisaga saaks juhtuda. Kindlasti ei ole halb, kui seal on mis tahes muu kasutus, kui see kasutus nii-öelda säilitab seda kultuuripilti või ruumi,
ja hoiab seda hoonet elus, et noh, on nad siis mõisakoolid või mingisugused kultuuri- või rahvamajad. Halvemal juhul, eks ju, on nad mingisugused võib-olla kuidagi nii-öelda ressursi ärakasutamise mõttes mingid hooldekodud olnud. Aga ikkagi, niikaua kui seal on mingi tegevus sees, on hästi, kui tegemist on noh, tema nii-öelda esialgse kasutusega või see, milleks ta mõeldud on, siis ma arvan, on see saatus nagu kõige parem, eks ju. Ja kui see inimene või inimesed jõuavad teda üleval pidada, siis ma arvan, on see mõis ka kõige paremini hoitud. Ja ma olen teda üritanud taastada selle mõttega, et proovida või seal olles ei tajuks seda 50-aastast okupatsiooni, et äkki siiski on võimalik luua sellist keskkonda, kus me saame seda ka unustada mingil hetkel. Ja mõisad on head kohad, kus võib-olla mingid ajalooetappe ka unustada. Et ses mõttes jah, see mõisa pidamine või mõisa taastamine on väga mitmetahuline asi. Aga kindlasti on ta üks asi, kus sul on aega mõelda. Et sa saad rahulikus keskkonnas istuda ja mõtteid mõlgutada ja raamatut lugeda ja tunda ennast osana mingisugusest võib-olla kultuuriloost ja pikema perspektiiviga kui võib-olla mõnes teises kohas. Te olete Kadrina kirjandusklubi esimees. Mis ajendas teid seda looma? Kadrina kirjandusklubi on tegelikult ju selline loogiline järg siin varasemalt ka toiminud raamatusõprade ühingule või klubile või siis sellisele seltskondlikule koosviibimisvormile, mis omal ajal vast tulenes sellest, et raamatud ei olnud nii kättesaadavad, kui nad seda täna on. No, me teame, eks, et nõukogude ajal paljud raamatud olid väga defitsiitsed, eks ju, ja raamatu kaubandus käis ka paljuski, eks ju, niimoodi althõlma või kuidagi tutvuste kaudu. Et siin Kadrinas lugemine ja haridus on olnud kindlasti üks asi, millest on osatud lugu pidada. Ja kui nüüd sellest nii-öelda klubilisest tegevusest arenes välja kirjandusklubi, siis see põhjus suuresti oli selles, et tekkis võimalus seda tegevusruumi avardada ja tekkis nii-öelda rahastamisvõimalused läbi siis eeskätt liiderprogrammide. Ja me oleme teinud aastate jooksul väga suure hulga erinevaid projekte, mille kaudu on siis suudetud finantseerida alates nende ruumide korda tegemisest, mingi tehnika või kinotehnika sisse toomisest kuni siis üritustest alates akende restaureerimisest kuni mingite kontserdite ja akadeemiliste loenguteni välja, eks ju, kunstiloenguteni välja. Et see variatiivsus on olnud väga suur. Täna võib-olla mitte niivõrd enam nii-öelda raamatute lugemisele suunatud, sest raamatuid saab igaüks täiesti vabalt ju lugeda ja soetada. Küll aga on täna selle mõte võib-olla see, et pakkuda siis Kadrina inimestele erinevaid ettevõtmisi, sündmusi ja kaasata seda kogukonda mingitesse tegevustesse, milleks muidu võib-olla neid võimalusi nii avaralt ei oleks. Ja ma küll peast ei hakka spekuleerima, aga ma arvan, et me oleme ikkagi kümnetes tuhandetes eurodes suutnud neid projekte rahastada, mis on siis andnud võimaluse väga paljudel inimestel osaleda, sealhulgas eeskätt siis just tasuta nendel sündmustel, mis me oleme siin läbi viinud. Ja ma arvan, et see on olnud üks kogukonna nii-öelda sidumise või kokkuhoidmise vorme just ka nendele inimestele, kellele võib-olla sellised natukene
akadeemilisemad või nii-öelda kõrgkultuurile suunatud huvi on suurem ja kelle võib-olla maailmapilti avardavad need ettevõtmised siis rohkem. Ja siiamaani meil on olnud nagu väga tore seltskond, kes on aidanud seda vedada, nii-öelda see kirjandusklubi meeskond või naiskond Ene Heide ja Tiiuga eesotsas ja raamatukogu töötajatega. Ja meil on olnud ka väga toredad inimesed, kes nendel sündmustel osalevad ja loomulikult ilma nende inimesteta me ju ei teeks neid asju või ei oleks ka põhjust midagi teha, poleks kellele teha. Aga kuna need inimesed on ja neile meeldib ja nad tahavad, siis me kavatseme seda ka jätkata. Nii et meil mõtteid on, teeme seda edasi. Lisaks olete te ka Katariina koguduse esimees. Milline on teie isiklik suhe kiriku ja usuga? Kiriku ja usuga isiklik suhe on alati isiklik selle sõna kogu tähenduses. Et muidugi. Mis puutub seda kiriku juhatuse esimeheks olemist, siis eks see on eeskätt vastutuse küsimus selles osas, mis puudutab kiriku nii-öelda siis hoonet ja tema nii-öelda asetust selles kogukonnas. Ja me teame, et sisuliselt ikkagi Kadrina ju kirjutatud ajalugu on suuresti Kadrina kiriku või koguduse ajalugu läbi sajandite, või ta algab ju suuresti sealt peale, eks ju, 8 sajandi tagant. Et pigem on see nagu vastutus selle eest, et see, kui me vaatame seda 8 sajandit, mis meil siin see kirik on olnud, kogudus, siis periood, kus üks inimene on ta siis kirikuõpetaja või koguduse nõukogu juhatuse liige või juhatuse esimees, on selle 8 sajandi vaates või saab olla selle vaates väga lühike. On ta minu puhul siin võib-olla veerand sajandit, eks ju, aga see mõte võib-olla sellel puhul on ikkagi see, et kuidas me tagame selle, et sellel ajahetkel, kus on nii-öelda meie vastutada see, et see kirik, see kogudus, see lugu säiliks, et me suudaksime seda hoida ja edasi anda järgmistele põlvedele nii-öelda siis vähemalt sama heas või paremas korras koguduse ja kiriku. See kindlasti ei ole kerge ülesanne ja Luteri koguduste seis ei ole kuskil teab mis kiita. Aga ma arvan, et Kadrinas me oleme saanud sellega siiski päris hästi hakkama ühiselt, et me oleme koguduse varasid, ma arvan, vastutustundlikult, hoolsalt ja eeskujulikult rakendanud, olles neid siis hoidnud ja ka juurde ehitanud mingeid asju, on siis koguduse leerimaja näiteks, eks ju, mis täna toetab seda koguduse tegevust ka rahaliselt. Ja ma arvan, et me oleme ka võib-olla eeskujuks paljudele teistele kogudustele just oma selle majandusmudeliga, et me suudame ikkagi oma varasid hoida ja arendada ja pakkuda tegelikult ikkagi seda teadmist või ma ei tea, turvatunnet sellele kogukonnale, et see kirik on hoitud ja ta säilib. Ja ma arvan, see on suur vastutus, et seda hoida. Ja kindlasti igal pool see nii lihtne ei ole olnud. Ma ei ütle, et ta meilgi lihtne oleks olnud, aga ma arvan, et me oleme sellega ühiselt siin hakkama saanud. Ka kõikide inimeste selles mõttes valla maksumaksjate toel, et selles mõttes igaüks, kes on saanud mingil moel panustada Kadrina kiriku asjadesse, on väga tänuväärse teo sooritanud. Nii et
et see võib-olla jah, mis puudutab nüüd kirikut ja kogudust, aga mõistagi jah, ütleme iga inimese suhe religiooni või siis usku on selgelt ju isiklik ja ma arvan, et nii ta peakski olema, nii ta peakski jääma. Et siin rohkem pikemalt polegi millestki rääkida. Te olite ka Kadrina vallavolikogu esimees. Kuidas te seda perioodi iseloomustaksite? Jah, vastab tõele, mul on olnud võimalus ja au Kadrina valda teenida ka volikogu esimehena ja Kadrina inimesi. Ja ma arvan, et selle perioodi võib-olla märksõnad või sellised väljakutsed, mis seda aega nagu meenutavad, on just ka see, võib-olla kõige olulisem nendest, eks ju, on see haldusreformi temaatika ja see, kus meil tuli teha otsus, et kas me jätkame siis iseseisva omavalitsusüksusena ja hoiame seda nii-öelda Kadrina valda või me läheme seda teed, et me laseme ennast nii-öelda sundliita mingisuguste teiste omavalitsustega. See oli meil ühine otsus ja selle otsuse eest ma olen ka kindlalt seisnud ja seisan ka edasi, et Kadrina vald peab võimaluste piires nii kaua kui võimalik siis püsima ikkagi iseseisva omavalitsusüksusena. Selleks, et need asjad, mida meil on vaja otsustada, mis on Kadrina kogukonnale olulised, oleksid otsustatud Kadrinas ja mitte kuskil mujal. Ja ma arvan, see on väga põhimõtteline küsimus, et eeskätt see viitab ka näiteks meie kooli tuleviku küsimusele, et kus otsustatakse Kadrina keskkooli tulevik. Ja mina väidan, et Kadrina keskkooli tulevik tuleb otsustada Kadrinas. Nii et 2017, kui haldusreform jõustus, õnnestus meil ikkagi läbi rääkida nii Vabariigi Valitsusega kui ka siis ka kogukonnana ennast kokku võtta, et me suutsime siis omavalitsusliku nii-öelda staatuse säilitada. Aga mis sellesse perioodi varasemalt puutub, siis loomulikult sinna jäävad ka need otsused, mille vilju me oleme siin hiljem saanud näha, olgu see siis näiteks kas või need investeeringud, mis sel ajal tuli teha ja oli vaja teha, näiteks, ma ei tea, toome siia Kadrina soojuse, eks ju, torustike väljaehitamise, mis on selles mõttes poliitikule tänamatu töö, et uute torude mahapanemisega ei lähe kellegi ju näiliselt midagi paremaks, et pigem vastupidi, et justkui hinnasurve teenustele ju tõuseb, sest torud on kallid, vesi tuleb endiselt ühteviisi ja läheb ära ühteviisi ja soe tuleb tuppa ikka ühteviisi. Probleem oleks nähtav siis, kui mingid torud süstemaatiliselt hakkavad katki minema, kui see tegevus ära jätta. Aga muus osas ei muutu inimese jaoks peale arvel olevate rahanumbrite ju suurt midagi, sest keegi peab selle toru kinni maksma ja keegi teine seda suuresti kinni ei maksa kui tarbija. Nii et poliitiliselt tänamatu, aga siiski kaugele vaatav otsus, et järgmised, ma arvan, 40-50 aastat on meil torustikega Kadrinas hästi, mis tähendab, et me saame teha järgnevaid investeeringuid või järgnevate investeeringute siis otsuseid. Ja eks me oleme selle eest ka kriitikat saanud, et miks te, eks ju, tänavaid ei ehitanud ja mis te üldse tegite. Muidugi, iga arukalt mõtlev inimene saab aru, et torud pannakse enne, kui tänavaid hakatakse ehitama ja meie aega sattusid need torud toona. Aga ka näiteks otsus tervisekeskus Kadrinasse ehitada, mille eest ka päris palju nagu kriitikat ju tuli ja mille üle vaidlus oli väga, väga terav ja tuline. Ja ega see tervisekeskus
ei tekkinud siia päris nii-öelda juhuslikult või kuidagi iseenesest, et eks selle nimel tuli ikkagi tööd teha, et see tervisekeskus siin oleks. Täna on selles mõttes tore, et ma usun, et kõik inimesed saavad aru, et seda on ka vaja siin ja me ei kujutaks päris hästi nii-öelda Kadrina alevit või Kadrina elu ka ette, ilma et meil siin üks ju kaasaegset tervisekeskust ei oleks. Nii et erinevaid selliseid asju muidugi sai tehtud ja selles mõttes seda ei pea kuidagi võib-olla käsitlema mingisuguse erilise sündmusena või mingisuguseid asju, vaid ikkagi tuleb nagu vaadata seda, et iga asja tegemiseks on mingi oma õige hetk ja aeg ja poliitilised otsused tuleb kujundada nii, et need investeeringud oleksid tehtud loogiliselt ja viisil, et omavalitsuse areng oleks reaalselt ikkagi tasakaalus, et ja inimesed saaksid ka aru sellest, mida tehakse. Selles võib-olla on arenguruumi kõigil, aga ja kui ma arvan tänastel otsustajatel, olgu nad riigi tasandil või mujal, et kuidas kommunikeerida nende otsuste nii-öelda vajalikkust või sisu või põhjendusi, nii et inimesed ikkagi lõpuks aru saaksid, miks neid otsuseid tehakse. Aga siin saaks alati kindlasti paremini hakkama saada, aga me püüame teha siis nii hästi, kui suudame ja võib-olla siis ka minevikust õppides täna ehk saame paremini tehtud. 12. veebruaril oli Aivar Lankei 65. sünniaastapäev. Kuidas teie koostöö temaga sujus? Jah, pool sellest ajast, mis ma volikogu juhtsin, oli tõesti meil selles mõttes Aivariga võimalik seda koos teha, kuna tema, eks ju, täitsis toona siis vallavanema ülesandeid ja mina volikogu esimehe ülesandeid ja meie koostöö oli väga positiivne ja tema kiituseks tuleb öelda, et ta oli tõesti inimene, kes Kadrina vallast väga palju hoolis, aga ta oli ka inimene, kellelt oli palju õppida. Ja mis salata, eks, tegemist ju elukutselise õpetajaga. Et ses mõttes meie koostöö oli ladus ja teineteist mõistev. Kindlasti oli seal ka mingeid kohti, kus me vaidlesime või mõned asjad, kus me jäime ka viisakalt eriarvamusele, aga üldjoontes ikkagi need asjad, mis oli toona vaja teha, said tehtud ja otsused said otsustatud. Nii et minul on selles mõttes Aivarist ikkagi erakordselt hea mälestus. Olen sageli hiljem volikogu liikmena siis ka mõelnud selle üle, et küll on mõnel puhul olnud hetki, kus oleks väga vaja, et Aivari taoline inimene ja autoriteetne inimene oleks volikogu laua taga ja ütleks ja võtaks sõna ja ütleks välja need asjad, mida võib-olla Aivar ainukesena siin kogukonnas oskaks ja saaks välja öelda. Et selles mõttes on väga kahju, et on olnud aastaid nüüd, kus me pole võimalik enam olnud siis volikogu laua taga ühiselt olla. Aga toona jah, kui me koos olime, siis see koostöö oli väga meeldiv, väga palju õpetav mulle, sest et tõepoolest mina olin ju, sain volikogu esimeheks ja temaga väga palju toetas tegelikult seda. Nii et selles mõttes mul oli hea seda tööd teha, teades, et mul on väga tugev ja väga kogukonnas lugupeetud ja autoriteetne vallavanem kõrval. Nii et selles mõttes oli see hästi. Ja mis Aivari kiituseks tuleb veel öelda, et temaga oli alati väga huvitav rääkida, sest tal oli väga lai ja avar silmaring ja mitte ainult mingil võib-olla spordi teemal, mis mind väga ei kõneta või ilmtingimata ainult mingi omavalitsusteemal,
vaid ka väga paljudel muudel teemadel, eks ju, alates, ma ei tea, kirjandusest, kunstist, muusikast. Nii et temaga oli selles mõttes kõikidest asjadest võimalik rääkida. Ja neid inimesi ei ole meie elus palju, kellega oleks võimalik nii paljudest asjadest korraga rääkida. Omal ajal soovisite te Kadrina veskile uut elu sisse puhuda, kuid tänaseks on veski lammutatud. Kui vaadata siin vallas või ütleme rohkem Kadrina alevis ringi, siis sarnase saatusega hoone on ka näiteks Kadrina jaama hoone, mis õnneks on veel olemas. Mida ütleme, peaks tegema vald või siis valla elanikud, et selline hoone jääks alles? Aus vastus on see, et ma olen Kadrina jaamahoonet, ma arvan, sellest ajast peale, kui ma siin aktiivsemalt ringi olen vaadanud, ehk siis juba üle veerand sajandi, selle pilgu vaadanud, mida temaga võiks teha. Ja aus vastus on see, et mul ei ole ühtegi head mõtet. Täiesti ausalt võin tunnistada. Aga see ei tähenda seda, et ma oleks väsinud selle peale mõtlemast. Ma olen ajuti käinud seda hoonet vaatamas nii väljast kui ka seest ja üritanud aru saada, kas on mingit head lahendust, mida sellega teha või mitte. Aga täna mul head mõtet ei ole. Siin on olnud idee, mis ma arvan võib-olla kõige lähemal on olnud sellele, kuidas seda hoonet päästa või mis oleks tema nii-öelda parim saatus. Ja see oli see mõte viia ta siis ja nii-öelda võtta ta lahti ja viia ta siis Vabaõhumuuseumisse Rocca al Maresse ja eksponeerida teda seal kui selle ajastu nii-öelda siis pärlit. Ja see oleks kindlasti selle hoone aegade vaates päästnud. Täna on muutunud see olukord varasemast veel keerulisemaks, kuna raudtee areng, mida me ei saa ka eitada ega pidurdada, ega mida meil ei ole ka mõtet pidurdada, paneb selle hoone kasutusele teatud piirid, ehk kui siin ikkagi väga raudteeliiklus muutub aktiivsemaks ja kiiremaks, siis selles asukohas on seda enam raske sellele mingit mõistlikku rakendust leida. Üks mõte, mida me oleme siin kaalunud, on ju ka see, et seal võiks olla näiteks kihelkonna muuseum, aga siis on küsimus, et kuidas seda rahastada, kas me oleme valmis kogukonnana seda rahastama, kas meil on selleks jõudu, ressurssi, tahet ja inimesi, kes ta eest veaksid. Väga raske vastata sellele. Ja samas ta on, ütleme, tema nii-öelda kasutuspiirang ikkagi seal raudtee ääres on väga üheselt olemas. Head mõtet, mida nüüd võiks kohe nii-öelda homne päev tegema hakata, ei ole. Ja seda fakti tuleb tunnistada. Kui kellelgi on, siis tasub seda kindlasti arutada. Ma olen ka tehniliselt seda hoonet vaadanud selle pilguga, kuivõrd lihtne või kuivõrd keeruline oleks seda taastada. Ja ütleme, et ei oleks kuna ma olen, eks ju, ka elu jooksul jõudnud omandada nii-öelda restauraatori elukutse, siis ma pean tunnistama, et on väga heas seisukorras hoone tehniliselt ja tema taastamine on kindlasti tänasel päeval võimalik ja mitte sugugi väga ütleme, suurte vahenditega või ütleme, see taastamine ei eelda väga keerukat nii-öelda siis kallist ülesehitustööd seal, et ta lihtsalt on väga hästi ehitatud hoone, väga kvaliteetselt ehitatud hoone, et seda taastada oleks võimalik. Hetkel kuulub ta Eesti Raudteele. Eesti Raudteel on oma regulatsioonid, kuidas nende hoonetega ümber käia. Samas ma kujutan ette, et kui meil oleks hea idee kogukonnana, siis kindlasti Eesti Raudteega oleks võimalik rääkida sel teemal, et see hoone omandada või kogukonnal omandada või mõnel inimesel, kes või ma ei tea,
seltsingul, mittetulundusühingul, kes suudaks või tahaks eest vedada selle taastamist või mingisuguse uue sisu andmist, seda teha. Aga ma hetkel ei näe sellist seltskonda või inimest või võimalust. Aga ma arvan, et me peame jätkama seda mõttevahetust või selle üle nagu mõtlemist. Ja nüüd siit tagurpidi jõuaks siis nende teiste hooneteni, mis puudutas seda veskit, ehk siis võib-olla mis tulevikus kuulavad, eks ju, hoonet, mida tänasel päeval enam ei ole, aga mis siis Kadrina emakeele ausamba ja rahvamaja vahel asus, oli siis tegemist kunagise siis Kadrina jahuveskiga, mis muinsuskaitse poolt oli siis hinnatud kui väärtuslik tööstusarhitektuuri pärand. Ta ei olnud küll mälestisena arvele võetud, aga siiski oli ta leidnud äramärkimist sellisena ja kindla siis nii-öelda suunitusega, et seda hoonet tuleks püüda säilitada sellises proportsioonis ja sellisel kujul, nagu ta seal on. Ja tõepoolest meil oli ettepanek selle hoone või minul oli ettepanek selle hoone rakendamiseks ja meil oli ka kokkulepe selles osas Tallinnas paikneva Ukraina kultuurikeskusega, kes asub väga kitsastes ruumides Tallinnas Laboratooriumi tänaval. Igaüks, kes sinna satub, võib sealt läbi astuda. Ja nemad olid valmis tulema ja tegema sinna siis oma käsitöö paberikoja. Ja see tundus nagu hästi mõistlik lahendus, et siis vanast jahuveskist teha paberiveski. Ja võib-olla sinna juurde siis veel mingisugused asjad. Tõenäoliselt ainult kasutusega siis suvisel ajal, kuna tegemist oli üks hoonega, mis talvel on külm. Aga suvel oleks kindlasti saanud seda teha ja ta oleks olnud, ma arvan, ka selline huvitav turismiobjekt meie kandis. Paraku erinevatel põhjustel ja ma ei taha hakata tagantjärgi kellelegi näpuga näitama. See projekt ei õnnestunud ja ma söandan väita, et see ei õnnestunud mitte minust olenevatel asjaoludel, vaid muudel asjaoludel. Ja see hoone jäi seisma. Talle püüti siis vallavalitsuse volikogu poolt leida veel mingit uut lahendust ja tundus, et mingi lahendus sinna ka tekkis. Siis nii-öelda kasutusvalduse seadmise kaudu, aga isik, kes selle siis vastutuse toona võttis, oli sunnitud möönma, et ta kahjuks seda ülesannet täita ei suuda ja nii see hoone siis sellisesse seisu jõudis, kus vald oli sunnitud ta siis tagasi võtma ja lõpuks lammutama, sest ta muutus juba ohtlikuks, kuna tal katus sisse vajus, siis ega seal väga palju muid lahendusi enam tõesti ei olnud. Nii et jah, kahju, et seda hoonet enam ei ole, ta oleks, ma arvan, olnud selles nii-öelda ajaloolises Kadrina keskuses või selles puitasumis, mis meil on säilinud. Ta oleks olnud kindlasti seal väga oluline osa sellest ansamblist. Nüüd, nagu me kõik näeme, on selle asemel siis tekkinud selline parkla või autoparkla, et kindlasti oleks saanud paremini, aga jah, midagi ei ole teha. Ühe hoone selles ansamblis olen siiski suutnud ka korda teha seal kõrval ja vast on see ka siis ütleme näide sellest, et tegelikult on võimalik ikkagi neid vanu hooneid uuesti taaskasutada või kasutusele võtta ja mul on hea meel, et seal on nüüd lõpuks järgmine hoone siis ka korda tehtud, see Viru 16 hoone ja uuesti siis on leitud sinna mingisugune rakendus, nii et võib-olla see nii-öelda Kadrina Alevikeskuse või ajaloolise Alevikeskuse renessanss ikkagi jätkub ja neid uusi tegijaid tuleb sinna juurde. Et loodame paremat.
Möödunud aastal läksite te Kaitseväkke tegevteenistusse. Miks te otsustasite poliitikasse naasta? No ma ei saa öelda, et ma nüüd otsustasin poliitikasse naasta, aga selle taustaks võib-olla siis vajab selgitamist see, et ma olen Kaitseväega seotud päris pikalt olnud ja Kaitseliiduga. Ma olen reservohvitser juba 2000. algusest ja selles mõttes ka nagu aktiivne reservohvitser, et ma olen igal aastal osalenud õppustel. Ja kuna ma olen erialaohvitser, siis mulle tehti pakkumine seoses 1. jalabrigaadi staabi ühe vabanenud kohaga, et sellel erialal siis töötada. Ja sellel hetkel ma selle pakkumise võtsin vastu. Nüüd Kaitseväeteenistuse seadus ütleb meile väga ühemõtteliselt, et tegevteenistus ja poliitika täiesti arusaadavatel põhjustel kokku ei käi. Ja selle tõttu olin ma siis ka olukorras, kus ma pidin otsustama, kas ma jätkan oma erakondlikku staatust ja kandideerin valimistel või mitte, ja kuna need kaks asja ei olnud ühildatavad, siis ma otsustasin erakonnast välja astuda ja mitte kandideerida siis viimastel valimistel. Ja minu leping Kaitseväega lõppes siis 1. jaanuarist, nii et sellest ajast mul need piirangud, mida Kaitseväeteenistuse seadus paneb, langesid ära, ja kuna kolleegid valimisliidust, mida ma olen ju aastaid vedanud ja kujundanud tegelikult seda nii-öelda olukorda siin Kadrinas siis opositsioonis olles, kuna valimisliit saavutas valimistel märkimisväärselt hea tulemuse ja on täna siis osa sellest tänasest koalitsioonist. Tehti mul ettepanek osaleda siis vallavalitsuses vallavalitsuse liikmena, ja kuna mul ühtegi piirangut selles osas ei olnud, siis ma sellele pakkumisele ka jaatavalt vastasin, just ka lähtuvalt sellest, et olles aastaid tegelikult kujundanud seda hoiakut või seisukohta, mis täna on saanud siis valijate poolt usalduse, et ikkagi ka vastutada tegelikult siis nende kujundatud seisukohtade elluviimise eest, ja eks me seda siis koalitsioonis püüame ka nüüd teha. Nii et see on siis lihtne vastus sellele, aga ma pean märkima ka seda, et ma jätkan kindlasti ka panustamist riigikaitsesse, nii reservohvitserina kui ka siis õppustel osaledes. Et järgmised õppused on juba maikuus, nii et ma kindlasti oma erialal kavatsen panustada edasi, ja olen täna ka ju riigikaitseõpetaja nii Rakvere riigigümnaasiumis kui ka Kadrina keskkoolis. Nii et selles mõttes vähemalt 2 päeval nädalas võivad inimesed mind ikkagi Kaitseväe vormis siin liikumas näha, et Kaitsevägi on minu jaoks oluline ja panustamine Kaitseväe võimete arengusse on kindlasti oluline osa minu tegevusest, ja ma pean seda nii oma kodaniku kohustuseks kui ka ohvitserina oma kohustuseks ennast ka selles mõttes nii-öelda erialaselt hoida nagu tasemel ja vormis. Valimiskampaaniast ei osalenud, aga kuidas see teile kõrvalvaatajana tundus? Siin saab kindlasti anda mitmesuguseid hinnanguid sellele. Kõrvaltvaatajana tundus mulle, et see valimiskampaania oli kindlasti selline nagu väärtuspõhine valimiskampaania, mis ma arvan on väga hea viis teha valimisi.
ehk valijal, Kadrina valijal ja olles ka ise Kadrina valija, noh, sai lõpuks ikkagi selgeks see, et samal viisil me edasi minna ei saa. Ja noh, ütleme, et see põhiküsimus ju tegelikult, mis Kadrina valimisi defineerib ja ma arvan, et ka Kadrina järgmiste aastate otsuseid on küsimus, mismoodi me läheme edasi Kadrina keskkooliga ja kuidas me saavutame oma eesmärgi, et Kadrina keskkool säiliks. Ja siin on erinevad sellised võib-olla definitsioonid või rõhuasetused, et üks viis on sõnastada seda niimoodi, et Kadrina keskkooli tulevik sõltub sellest nii-öelda õpikeskkonnast või nii-öelda siis uuest moodsast kaasaegsest õpikeskkonnast. Teine viis on sõnastada ikkagi eesmärk sellena, et meie põhipingutus peab olema Kadrinas gümnaasiumiastme hariduse säilitamine, arendamine ja hoidmine järgmised 50 või ma ei tea, 100 aastat. Ehk kuidas me asetume maakonna, Eesti tervikuna või ka, ma ei tea, Põhja-Euroopa haridusmaastikule. Kuidas see haridusasutus selles kontekstis välja nägema hakkab, et mis on tegelikult see fookus. Et kas see fookus on see, et meil on iga hinnaga vaja ehitada uus hoone vana hoone asemele või meie fookus on see, et meil on vaja hoida seda saavutatud gravitatsioonipunkti, milleks Kadrinas keskhariduse andmine tegelikult on. Ehk see, et me oleme suutnud ühe kogukonnana, väikese kogukonnana saavutada võime hoida siin gümnaasiumiastme haridust andvat õppeasutust meie oma lastele ja pakkuda seda teenust, nii-öelda, kui haridusteenuseks nimetada, ka väljapoole seda kogukonda, on tegelikult kõige suurem saavutus, mida me oleme kogukonnana üleüldse läbi ajaloo suutnud saavutada. Et vaevalt on midagi, mida me enamat oleme saavutanud või ka tulevikus saavutaksime. Ehk see on nagu kõige väärtuslikum asi, mida hoida. Ja nüüd on küsimus selles, kuidas me seda hoiame. Et kas selle hoidmiseks on ilmtingimata vaja ehitada uus maja või on selleks midagi muud vaja. Ja mina väidan, et see fookus tuleb seada õigesse kohta, ehk meie eesmärk on hoida seda haridustaset, ehk seda gravitatsioonipunkti selles kogukonnas alles. Millises hoones see toimib, on oluline, aga mitte kõige olulisem asi. Kas me saavutame selle uue hoone rajamisega või me saavutame selle olemasoleva hoone rekonstrueerimisega või veel mingisuguse lahendusega, mis jääb sinna vahele. See on oluline, aga mitte kõige olulisem asi. Kõige olulisem on hoida seda, et meil oleks need inimesed, õpetajad ja et siin Kadrinas oleks inimestel kindlus, et see kogukond püsib sellel haridusel ja see haridusmaastik on osa nagu mingisugusest suuremast tervikust. Ja ma arvan, et see on nagu fookuse seadmise küsimus ja seda me püüame kindlasti teha. Ja ma arvan, et see defineerib kõige olulisema asja ja defineeris ka valimistel. Ehk inimesed said aru Kadrinas, et see lahendus, mida välja pakuti, selle nii-öelda unistuste kooli hoone ehitamise näol ei ole tegelikult kõige olulisem asi. Palju olulisem on see, et me suudaksime seda kooli tegelikult alles hoida. Just siis nii-öelda gümnaasiumiastme haridust pakkuva asutusena. Sest see tegelikult annab perspektiivi kogu sellele kogukonnale, see annab perspektiivi ja sellise vaimse pidepunkti sellele kogukonnale. Kui see ära võtta, ja siia jääb põhikool, siis tegelikult kaob ära sellest Kadrinast just see gravitatsioonipunkt, mida meil väga hädasti vaja on. Ja see ilmselt lõpetab ka selle omavalitsusliku staatuse sellisel juhul.
ja see on asi, mille eest me peame võitlema, et Kadrinas hariduse andmine sellel tasemel jätkuks, areneks ja et see hoiaks seda kogukonda koos. See on minu jaoks väga põhimõtteline küsimus. Ja ma arvan, et nii nendel valimistel kui ka järgmistel valimistel saab see olema küsimus, mille järgi tegelikult inimesed saavad orienteeruda, kus nad saavad tegelikult otsustada, millist teed me liigume. Mis on olnud viimaste aastate see murekoht on see, eks ju, et on pakutud välja lahendus, aga sellel lahendusel pole olnud reaalset rahalist katet. Ja kõik jutud sellest, et see rahaline kate kuskilt tuleb, me näeme, eks ju, läbi aastate, kus seda eelarvet või eelarvestrateegiat on arutatud, et me alustasime sellest, et meil oli selle uue kooli ehitamisest puudu 3 miljonit eurot. Täna me oleme ilmselt seismas fakti ees, et reaalselt on meil võib-olla puudu seal mingisugune 15 miljonit eurot, ehk 5 korda rohkem, kui kus me alustasime. Ja tõenäosus, et me selle raha kuskilt väljaspoolt saame, täna sõjaolukorras ja olukorras isegi kui sõda lõpeb Ukrainas, on minu meelest järjest väiksem. Ehk siis reaalsus on see, et ikkagi Euroopa Liit on fakti ees, et me asume üles ehitama Ukraina koole, lasteaedu, haiglaid, taristut. Ja olukorras, kus meil tegelikult endal on olemas toimepidev kool, olgugi võib-olla kehvemas olukorras kui mõned teised koolid Eestis, oleks ikkagi liigne priiskamine öelda, et me lammutame selle ära ja ehitame selle asemel mingisuguse uue hoone, teadmata, kas meil selleks raha on. Ja isegi kui me suudaksime selle ressursi kokku kuidagi moodi kraapida siin ühiskonnas või kogukonnas, siis tegelikult paneb see meid kohe järgmise küsimuse, et kui me kogu oma võimekuse või ressursi paneme ühe objekti peale, olgugi kõige olulisema objekti peale, milleks Kadrina keskkool kindlasti on, siis milline on meie võimekus investeerida teistesse olulistesse objektidesse, et kogukonna areng peab olema ja omavalitsuse areng peab olema tasakaalus. Ehk siin tuleb leida vahendeid ka teiste objektide jaoks, olgu need siis sotsiaalobjektid, me hakkame ehitama järgmine aasta, peab valmima siis esimene eakate teenusmaja, aga samamoodi vajab, eks ju, lahendust, lasteaiad, raamatukogud, teed, erinevad muud objektid. Nii et kui me oleme ennast väga kinni investeerinud ühte objekti, siis satuvad küsimärgi alla teised objektid. Nii et see kindlasti toob kohe järgmised probleemid lauale. Et ma arvan, et selle valimiste võib-olla põhiküsimus oli see, kuidas me sellest nurka värvitud olukorrast välja tuleme. Minu meelest on valija andnud väga selge signaali, et lauale tuleb tõsta ka alternatiivsed lahendused ja neid lahendusi me täna ka vallavalitsuses oleme vaatamas ja ma usun, et lähiajal need alternatiivid tuleb ka faktipõhiselt lauale panna ja siis tuleb meil ühiselt otsustada, millised tee me valime, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme. Aga fookus peab olema see, et Kadrinas gümnaasiumi astme haridust tuleb hoida ja arendada ja edasi viia nii kaua, kui see meie vastutada on. Ja kõik muud asjad on tegelikult selle kõrval teisejärgulised. Ja lõpetuseks, te läksite ise poliitikasse ülikooli esimesel kursusel. Kuidas teil tänapäeval tundub, kas noori huvitab poliitika piisavalt? Kui ma teid vaatan siis, ja küsimusi, siis tõenäoliselt küll. Ja mul on hea meel, et noored mehed ja naised tegelikult just siin samas Kadrinas ju poliitikaga tegelevad. Ma arvan, et meil on vist kõigi aegade kõige noorem vallavanem täna ametis. Aga selle võib-olla küsimuse kõige olulisem aspekt, mida
ei pruugita võib-olla ühiskonnas liiga palju tähele panna või see satub võib-olla sellise kriitika alla, et noh, noored poliitikas täna kuidagi viitab sellele, et noh, mingid inimesed astuvad erakondade noortekogudesse siis selleks, et nii-öelda selles halvamaigulises nii-öelda broileri farmis kuidagi endale mingisugune soe tulevane karjääriredeli esimene aste kindlustada. Asjata halvustame. Ma arvan, et me peaksime vastupidi tunnustama neid noori, kes julgevad selle vastutuse võtta, kes julgevad poliitilise seisukoha kujundada ja sellega välja öelda ja töötada selle nimel, et oma põhimõtteid ellu viia. Ja kui tulla nüüd Kadrina juurde tagasi, siis see on olnud minu üks eesmärke. On just see, et julgustada neid noori, kes meil Kadrinas on poliitikaga tegelema, tuua neid volikokku ja otsustusprotsesside juurde, olgu siis näiteks noorte volikogu või ka volikogu komisjonidesse. Ja mis mulle eriti imponeerib selle juures on see, et ma näen täna mitmel puhul seda, kus on teine põlvkond poliitikuid tulnud tegelikult peale. Ehk need, kelle vanemad omal ajal tegelesid mingisuguste küsimustega, olgu siis volikogus või vallavalitsuses, siis nende lapsed on täna tulnud sinna laua taha neid otsuseid edasi kujundama ja seda tööd jätkama. On see siis, eks ju, Aivar Lankei poeg Jürgen või näiteks minu ajal kultuurikomisjoni juhtinud Õnne Kivibergi tütar Lisette Laisaar, kes on täna kultuurikomisjoni esimees meil. Ja ma väga loodan, et neid noori on veel ja tuleb juurde ja ma arvan, et me peaksime neid siin kogukonnas väga väärtustama, et kust kohast siis peaksid tulema need otsustajad mujalt kui just meie nii-öelda enda kogukonnast. Et tegelikult need noored, kes otsustavad Kadrina keskkooli üle, peaksid olema need inimesed, kes on tegelikult selle kooliga ise läbi käinud, kes on selle kooli vilistlased, kes teavad, millest me räägime, eks ju, ja kes saavad seda hinnangut anda sellepärast, et nad päriselt teavad sellest asjast midagi. Ma ei tea, toome siis näiteks, kes teab, kui me ütleme, ma ei tea, müstilise sõna metoodika, siis kõik teavad, millest me räägime, eks ju. Metoodika klass Kadrina keskkoolis kõik teavad. See, kes väljapoolt tuleb, ei tea seda, eks ju. Tema jaoks ei ütle see mitte midagi, tal ei ole ühtegi emotsiooni sellega seoses. Võib-olla see emotsioon on ainult see, et mingisugune suhteliselt kummaline, eks ju, täna nõukogudeaegsete lülitite ja lampidega ruum. Aga kui me päriselt järele mõtleme, siis kui palju, ja ma arvan, et tegelikult kõik Kadrina kooli lõpetanud õpilased, õpetajad, seal käinud inimesed on tegelikult selle ühe klassiruumiga seotud ju või seal olnud. Ja kui palju tegelikult on selles ühes ruumis meie nii-öelda ühist mälu. Ja võib-olla on kindlasti veel selliseid kohti või nimetusi, mis Kadrina inimestele ütlevad midagi, aga väljapoolt tulnud inimestele ei ütle midagi. Ja ma arvan, et neid otsuseid nende Kadrina asjade osas peavad tegema ikkagi inimesed, kes päriselt siin elavad, kelle kujunemine on seotud Kadrinaga. Ja siis me saame ka eeldada, et nendel inimestel on mingisugune vastutus või taju selles vastutuses. Et mina, eks ju, olles ainult veerand sajandit või natuke enam siin nüüd elanud, tajun seda väärtust võib-olla mingisuguse teise kursi alt või näen seda kuidagi kaugemalt või mingis ajalises teistsuguses perspektiivis, aga ma hindan seda väga kõrgelt. Ja sellepärast ma olen ka alati julgustanud neid noori ja tahaks julgustada ka praegu, et võtke ja tehke ja tulge laua taha, otsustage ja olge need, kes tajuvad tegelikult seda vastutust, et see on teie vald. Nii et julgustama noori, seda me peaks ja kindlasti
nendele, kes võib-olla on seisukohal, et noored ei tea midagi või noori ei tohiks nii-öelda, ma ei tea, poliitikaga siduda või et poliitika on kuidagi nagu negatiivse märgiga. Ei ole, et me ise kujundame selle märgi, mis selle poliitiku ees on, kuidas kogukond või ühiskond ta tajub, milliseid otsuseid ta teeb, kuidas ta neid põhjendada suudab, kuidas sellest aru saadakse. Nii et võib-olla see laiem üleskutse kõikidele Kadrina inimestele, et julgustame kõik neid noori tegelikult selles otsustusprotsessis osalema ja usaldame neid noori. Et kedagi teist meil pole nii palju põhjust usaldada, kui meie oma inimesi. Nii et selline positiivne signaal võiks olla minu poolt selle vastuseks. Aitäh teile intervjuust ja soovime teile kõike head. Aitäh. Aitäh. Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti Seltsi taskuhäälingu 23. saade on eetris juba 4. märtsil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni. Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et me